radioaktiivsus, tuumajaam, tuumareaktsioonid, Tšernobõl, radoon. Tuumaenergeetika kohta räägitakse ka igasuguseid asju. Eestisse peab rajama tuumajaama, Eestisse ei tohi rajada tuumajaama. Tuumajaam on tulevik, tuumajaam tapab. Kes on poolt, kes vastu, arvamusi on rohkem kui fakte. Selle jaoks, et päriselt aru saada, kus tuumajaamad töötavad, tuleb ühte kohale tulla. Me oleme siin Olkiluotos koos Kristaga ja koos Martiniga. Ja meie proovime teile rääkida, kuidas see asi seal kaugel töötab. Mis meie? Pead ja midagi, kas sina räägid, kuidas see asi sul kaugel töötab? No vaata. Meil Eestis ei ole tuumajaama, aga meie naaberriikidest on tuumajaamad Venemaal, Rootsis ja Soomes. Läksimegi laevaga Soome ja suundusime Olkiluoto tuumajaama. Nii, hakkame jääma. Oodake korra. Mis jubin see on sul? Mis kõlaga sa siin mässad? Ai, see on dosimeeter ju. Ma eile rääkisin. Mis sul on kaitsed? Dosimeetrid. Mis need on? Dosimeetrid on sellised mõõteseadmed, et kui siia ülesse langeb see Geiger-Mülleri torus veel peale, langeb ioniseeriv kiirgus, siis iga kord teeb hääl. Näiteks radioaktiivne kiirgus, kui siia langeb. Aga nii üksi on päris igav. Vaat seda. Kõik okei. Jaa. Ja, see näit siin tuumajaama lähedal on põhimõtteliselt täpselt sama nagu tauskiirgus. Siin ei ole mitte midagi rohkem. Muutu. Okei. Olkiluoto. Me oleme tulnud tuumaelektrijaama, kus on 3 reaktorit. Me olime just siin ja vaatasime nende poole. Nüüd võiks tekkida küsimus, aga kus on need suured tornid, mis on jahutustornid, mis alati tuumaelektrijaamaga kaasas käivad? Siin pole neid vaja, siin on meri. Aga vaatame natuke lähevalt. Olkiluotos on 3 reaktorit. Esimene ja teine töötavad juba aastakümneid. 3. pole veel tööle saadud ja need on ühendatud Soome elektrivõrguga. Kui me vaatame, kui palju nad elektrit toodavad, siis on hästi näha, et tänasel hetkel praegu Olkiluoto 1 ja teine nad toodavad rohkem elektrienergiat, kui on tänasel päeval kogu Eesti tarbimine. Ja kui kolmas tööle hakkab, siis 3. ainult üksinda suudab toota rohkem elektrienergiat, kui on Eestis kõigi aegade suurim elektrienergia tarbimine üldse. Tuumaenergiat on võimalik toota meeletutes kogustes, aga kuidas? Selle jaoks on vaja tuumakütust. Tuumakütuse südameks on see väike kivi siin. See kivi näeb välja nagu tavaline kivi, aga kui mõtlen oma dosimeetri ja panen talle sellele vastu, siis ta hakkab plõksuma. Ja kui ma lükkan ta selle suurema dosimeetri alla, siis on kuulda, kuidas radioaktiivne kiirgus sellelt eraldub. See kivi tuleb rikastada, ehk siis on vaja, et seal oleks just kindlat isotoopi rohkem. Seetõttu seda puhastatakse ja töödeldakse, kuni tekivad sellised pelletid. Ühe selle pelletiga on võimalik anda elektrienergiat minu korterile terveks aastaks. Nendest pelletidest tehakse sellised kütusevardad, kuhu sisse need pannakse ja see lähebki reaktori sisse. Need vardad on ju. Need väiksed vardad pannakse kokku sellisteks suurteks kütuselementideks, kus on neid vardaid väga palju. Ja tulevad, nendes pannakse kokku süke tuumareaktor. Siin on elu suuruses tuumareaktor. Ja siin sees on need kütuselemendid üksteise kõrval. Ja siin iga üks nendest pulkadest on kütusevarad. Aga need kütuseelemendid kõik on vee sees. Me tegelikult oleme praegu vee sees. Ja need kütusevarste peal, siis ta on näha, et siin on kontrollvarad. Nende kontrollvarastega on võimalik seda reaktsiooni kiirust muuta. Ja see vesi, see takistab nendel neutronitel lendamist. Ja seetõttu siis aereaktsioon toimub aeglasemalt ja on ka kontrollitu. Aga kuidas see elekter siit ikka toimub, kui sa aru? Okei, kõigepealt, kas sa meie eelmist tuumafüüsika videot vaatasid, kus oli kogu see ahereaktsioon sees? Vaatasid või? Jah. Nii, okei, siis võib-olla mul lihtsam.
Siin on see sama tuumareaktor mudeli kujul. Need sinised ongi need samad tuumakütuse vardad. Ja kui ma tahan, et tuumareaktsioon hakkaks toimuma kiiremini, siis need kontrollvardad tuleb viia alla poole niimoodi, et neutronitel oleks pikem võimalus kohtuda teiste uraanituumadega, et ahelreaktsioon saaks jätkuda. Iga ahelreaktsiooni käigus eraldub energia, mis kandub üle sellele veele. Selle vee temperatuur soojeneb, see vesi võib näiteks aurustuda ja kantakse see aur edasi turbiini. Kui aga temperatuur läheb liiga suureks ja on võimalus, et reaktor hakkab sulama või mingi osa läheb katki, siis tuleb kiiresti kontrollvardeid tõsta, et reaktsiooni kiirust vähendada. Niimoodi meil on võimalik kontrollida, kui palju energiat tegelikult tuumareaktoris eraldub. Selle kõige juures võib tekkida selline küsimus, et kuidas see kõik saab nagu turvaline olla. Aga õnneks meil oli siin kokku lepitud väikene kohtumine ühe tuumajaama töötajaga, kelle nimi on Mika, ja nüüd me lähmegi temaga kohtuma. Selleks, et tagada tuumajaamades turvalisus, on ka ikka kõige peale mõeldud. Yeah, so the dome over there has to tolerate biggest airplane, commercial airplane crash on the wall, as well as interim storage over there. So that's the level of security for those. Muidugi kehtivad siin üliranged turvanõuded. Meil oli ka lootus, et saame jaama natukenegi lähemalt filmida. Ega oligi palju loota, et ilma põhjaliku turvakontrollita meid lähemale lubatakse. Isegi autost välja ei lastud. So now that we go to the power unit area, you have to understand that filming is forbidden here in the area. Kõik tuumajaamad maailmas jagavad oma andmeid probleemidest ja nende lahendustest. Kõigest ja kõigilt õpitakse ning pidevalt viiakse sisse uuendusi. Äärmiselt oluline on tagada reaktori pidev jahutamine, ka õnnetuste korral. Ja selle jaoks on vaja elektrit, mille jaoks on väga mitu tasandit varusüsteeme. Emergency diesels, 4 in unit 1, 4 in unit 2, 6 diesels in unit 3. And all the units are cross-connected as well. On top of that, we have one gas turbine here. On top of that, we have a possibility to get electricity from the hydro unit nearby here in a town called Harjavalta, about 50 kilometers from here. And also from local electrical network from here. So maybe 6 times backup there. Sama tuumareaktor on tegelikult selles hoones ainult see hästi väike punane osa seal keskel, selle südamik. Seal ümber on palju vett, veepumbad, juhitakse torudega see veeaur edasi ja kogu aeg toimub pidev jahutamine. Igal jahutussüsteemil on oma tagavarasüsteem. Igal tagavarasüsteemil on oma tagavarasüsteem. Sealt on näha, et seal on need kontrollvardad, millega on võimalik see koheselt peatada, kui vajalikuks võib olema. Aga lisaks sellele on võimalik ahelreaktsioon peatada ka sellega, et me lihtsalt lisame sinna vette mingi lisandi, mis ahelreaktsiooni peatab, mis on ka olemas ja sellel on ka oma varureaktsioon olemas. Me saame just aru, et tuumareaktor ei olegi võib-olla kõige ohtlikum, aga mis saab nende asjadega, mis on päriselt radioaktiivsed? Need asjad, mis on radioaktiivsete ainetega kokku puutunud, pannakse tünn surutakse väga väikeseks kokku ja viiakse hoidlasse. Aga see pole ju kõige ohtlikum. Kõige ohtlikum on see, mis jääb tuumakütusest alles, sest need alles jäänud kütusevardad on veel 100 aastat radioaktiivsed. Need pannakse sellistesse raudkapslitesse, mis suletakse kinni ja veel pannakse omakorda vasest kapsli sisse ja viiakse suurde hoidlasse. Ma lähen ladestan ennast järgmiseks 100 000 aastaks ära. Kuulge, mis millised pange kaasa? No selles mõttes ikooniline vaata, et kui Eestis plaanitakse teha tuumareaktorid, kus hakatakse tuumkütuse võtmist kaotakse välja ja siis ühest tuleb nagu videops välja. Eesti hariduse päästja. Nii, mis aasta praegu on? No täitsa. Olen kaevan ise. Okei. Need väheohtlikud jäätmed, mis olid tünnide sees, need võib lihtsalt ladustada või mõned natuke ohtlikumad panna 60–100 meetri sügavusse maa alla hoidasse. Aga väga ohtlikud tuumakütusejäägid, mis olid pandud siis nendesse kapslitesse, on õnneks siin Soomes võimalik kaevata sügavale kivimi sisse
graniiti ja jätta sinna isegi 400 meetri sügavusse ootama, millal nad enam nii ohtlikud ei oleks. Siin Olkiluotos on tehtud selline tunnelite süsteem, mis on kaevatud 400 meetri sügavusele ja siin all on siis see jäätmehoidla. Ja tegelikult see on niivõrd sügaval ja nii stabiilse kivimi sees, et siin maa peal ei saa keegi aru, et siin all midagi oleks. sa plaanid ujuma minna või sellesse ilmselgelt projektoriga maha kuvatud basseini? Selles mõttes, kui päris aus olla, siis kogu see mahamaatmise jutt on nagu väga tore, aga päriselt seda ei ole veel tehtud. Eks krahv on kõik tuumakütus tegelikult niimoodi hoidlates vee sees. Vesi on äärmiselt hea isolaator. Sellest kõigest siin võib tekkida küsimus, et milleks seda vaja on. Sellepärast. See valge siin on praegu Soomas toodetud tuumaenergia. See punane seal aga on see, mis paneb süsihappegaasi atmosfääri juurde. Ja seal kaugemal on tuul ja vesi. Seda valget on siin juba praegu rohkem, kui Eestil üldse vaja läheks. Paneb mõtlema. Seda videot siin ei oleks saanud juhtuda, kui ei oleks Olkiluotot, Fermi Energiat ja meie teisi partnerid. Aitäh vaatamast!